Kaarel Tilk võistluspäev Keegumsis selja taga. Sa mainisid varasemalt, et su eelne sõit läks natuke nihu, mis täpsemalt juhtus? Ma kukkusin 2 korda ja see läkski nihu. Kus sa kukkusid? Raja peal. Esimesel ringil kukkusin ja kukkusin ka viimasel ringil. Et see veits segas mu head tunnet, aga ei, selles suhtes oli hea. Hoog oli norm. Räägi sellest teisest sõidust nüüd, et kuidas sa selle kokku võtaksid? Raske oli natuke, aga ma arvan, et kuni sinnamaani, kui raske hakkas, oli tegelikult okei. Ma olin 15 koht tekkis, ma nagu kogu aeg tulin järele ja siis läks raskeks. Aga üldjoontes jääd nädalavahetusega rahule või kuidas? Ma tean tegelikult, kui kiire ma olen, siis sellega ma nagu 100% ei jäänud rahule. Aga kuna mu Euroopa meistrivõistluste esimesed punktid tulid, on ju algus on tehtud, siit on nagu hea edasi minna, nagu öeldakse. Et ma arvan, et jah, terve ja Chicken on terve, nii et kõik on hästi. Keegumsi rada on eestlastele GP radade hulgas justkui kodurada. Kuidas see sulle istub? Hästi. Ja selles kodurajaks ma seda ei nimeta, ma olen siin ainult võistlemas käinud paar korda, aga ei, ta on suht keeruline. Selles suhtes ta läheb ikka päris raskeks ja ta on füüsiliselt päris raske, aga väga äge. Aga võrreldes Eesti võistlustega nüüd, kas sa tundsid siin rohkem pinget või kuidas sul sellega on? No kuna tänu sellele, et ma olen Adakit sõitnud nüüd see aasta, siis see on natukene nagu seda pinget allapoole toonud nagu suurtel võistlustest. Adak on ikka suht suur võistlus ja seal on ka selline, seal esimestel etappidel oli küll selline väga nagu närv tuli sisse. Aga ma suudan nagu oma närvi võib-olla natuke rohkem maha suruda ja nagu sõidule keskenduda, aga eks ikka natuke mingit mõttes suurem võistlus ja natuke ikka on. Aga plaanid sa see aasta veel mõne MM-i kaasa sõita? On mõte. Võib-olla Soome või siis ma ei tea, mis siin lähimad etapid on ja neid sõidaks. Päris kuskile teisele poole Euroopat ei plaani minna, aga eks elu näitab. Aga põhirõhk läheb ikkagi Adaki peale siis? Ja mul ongi, ma sõidan terve hooaja Adakit ja siis Estikad ja võib-olla need crossid, mis siis nende kahe asja vahele jäävad, siis neid sõidan ja eks ole näha. Kus sind järgmisena võistlemas näeb? Adakil 2 nädala pärast suure tõenäosusega. See on suht kindel, aga võib-olla siin järgmine nädalavahetus eks ole näha, mis saama hakkab, et võib-olla siis olen ka kuskil, aga ma ei luba midagi. Edu sulle, aitäh!